mul sõber ütleb, et ta ei saa nagu lambaliha süüa sellepärast, et tal on nagu villa maitse juures, et ma ei tea, oskate ümber veenda mu sõpra või? No jah, tihti peale ütlevad, kes inimesed söövad mu liha, ütlevad, et nii hea liha üldse pole lamba maitset. Et eks omal lambal, igal loomal ikka igal lihal on oma maitse juures, aga eks seal on palju nüansse, et see lamba maitse peal oleks nagu või see vänge maitse oleks nagu väiksem olnud, et seal natuke on palju nüansse asja. Teil on plaanis lausa oma kohvik siin püsti panna või peab see paika? Et me just nüüd teeme 3. või 4. aasta seda liha ja vorsti ja oma tooteid ja ei ole siiamaani mitte ühtegi nagu vastulööki või halvasti keegi öelnud, et kõigile väga meeldib ja teen rohkem ja tahavad seda, et me saaksime tulla teile talusse sööma ja siis mõtlesin, et eks ma siis teen selle kohviku, et kevadeks ma loodan, et on valmis. Jah, ma loodan, et te teete aknad ikkagi sinna poole, kust paistab välja aknast vaadates see imekaunis roosiaed, mis siin on. Eks see roosiaed käib selle asja juurde, et ega meie lambaliha on ikka roosi maitsega, et midagi teha ei ole, et ega kui sa tahad head toitu teha, peab sul hea tuju olema. Ja ka sellest on üksipõline vähe, et ka ümberringi ilus olema, et siis saad head toitu. Kohviku kõrval kohe on ju pood. No jah, kui seda päris poeg saab nimetada, aga inimesed käivad kodus, tahavad osta meie tooted. Tulevad ühest uksest, teisest uksest, sõidavad õue peale, annavad signaali ja nad ei tea, kuhu tullakse. Inimestel ebamugav, mul ebamugav. Ja seepärast tegid väikse poenurga otse tootmisesse. Et inimene tuleb, teab, et siin saab osta, vitriin on sees. Meie kaubad on väljas, eraldi müüjat ei ole, kas teen ise tööd või on mul abilised, kes on parasjagu tööl, annavad selle ülelettisele kauba ja olge lahked. Aitäh põneva info eest ja ma tunnen siit ka head lõhna, nii et vaatame, et ega ära ei kõrbe siin see liha meil. Ei kõrbe, jah. Saame igal juhul täna kõhud punni süüa siin. Ja ma loodan küll, jah. Las küpseb.